Eesti laulupeod on riigi üks olulisemaid kultuurisündimusi, millel on sügavad ajaloolised ja rahvuslikud juured. Need on võimalus rahvustiku ühtsuse sümbol, mis on eriti oluline Eesti iseseisvu võitluse kontekstis. Põhiteave. Esimene pidu toimus 1869. aastal Tartus. Sagedus toimub kord 5 aasta jooksul Tallinnas, toimumiskoht Lauluväljak Tallinnas, osalejad 10 000 lauljad ja muusikud üle kogu riigi, sealhulgas koorid, orkestrid, lastebändid. Pealvaatajad umbes 900 000 inimest osaleb pidustel. Ajalooline tähtsus. 9. sajand laulupühad tekkisid eestlase rahvustiku ärkamise ajastul, kui kujunes rahvustik, eneseteadvus ja kultuur. Nõukogude periood, vaatamata tsensuurile jäid pühad rahvustiku identiteedi oluliseks väljenduseks. Eestikeelsed laulud aitasid kultuuri säilitada. Lauluv revolutsioon 1980 aastate lõpus mängisid laulupühad võtmerolli rahumeelses võitluses iseseisvuse eest Nõukogude Liidust. Patriootlike laulude massiline laulmine on muutunud vastupanu sümboliks. Kultuurine tähtsus. 2003. aastal lisas UNESCO Eesti laulupeod koos Läti ja Leedu omadega inimkonna suulise ja mitte materiaalse pärandi meistriteoste nimikirja. Pühad tugevandavad kogukonnatunnet ja põlvkondade järjepidevust. Neis osalevad sageli terve pered. Piduste kultuur. Avamine. Osalejate paraad läbi Tallinna tänavate. Kontserdid. Lavad laulavad koorirühmad. Esitakse nii rahvalaule kui ka kaasaegseid teoseid. Kulminatsioon. Ikooniliste laulude näiteks Mu isamaa on minu arm, Minu kodumaa on minu armastus, koos esitamine. Laste laulupeod. Viiakse läbi eraldi ka üks kord 5 aasta jooksul. Meelitavad lastekoore üle kogu Eesti, kujundavad noorte põlvkonna patriotismi ja armastust kultuuri vastu. Huvitavad faktid. 2019. aasta pidustel osales umbes 35 000 lauljat. Massilist koorilaulu peetakse Balti riikide ainulauldeks tunnuseks.